Meil on hea meel üle 3 aasta tervitada taas palliplatsil Raadio Sky Pluss hommikuprogrammi meest Rauno Märks. Mis tunne on joosta sellisele väljakule, kuhu täna tuleb väga palju, väga häid ja võiks isegi öelda legendaarseid korvpallureid. Täpselt neid on ja põhjus on ka proosaline. Aivar Kuusmaa, viimane mäng suure publiku eest saab täna toimuma siin Tähtede mängul 2006. Aplaus! Aga nagu Tähtede mängu reklaamis lugeda ja kuulda sai, on täna lisaks meeletule korvpallilahingule ja korvpallishow elementidele täna siin Saku Suurhallis veel muudki. Ei tea, kas nad on valmis? Ma usun küll. Huvitav. Kas publik on valmis? Ma arvan, nüüd me võiks seda küsimust tähendada. Kas publik on valmis kuulama head muusikat? Raju Rocki! Kas publik on valmis võtma vastu laval Tanel Padari koos ansambliga The Sun? Tehke kisage ära, sest ma usun, siin on Tanel Padar and The Sun! Tere õhtust kõigile! Ja nüüd olge valmis, sellepärast et me kutsume siia SEB Ühispanga korvpalli meistriliiga Tähtede peatreeneri, Rakvere palliklubi treener Andres Sõber! Ja Andres Sõbrale sekundeerib täna SEB Ühispanga korvpalli meistriliiga Tähtede meeskonna juhtimisel Martin Toomas.
TTÜ korvpalliklubist. SEB Ühispanga korvpallimeistriliiga tähtede meeskonna mängija number 4 selle aastasel tähtede mängul on Rakvere palliklubi noor tõusev täht Mattias Hunt. Number 6 BC Kalev Cramo teraväär Erik Torbek. SEB Ühispanga korvpallimeistriliiga tähtede võistkonna number 8 Tartu Ülikool Rocki legionär Ameerika mandrilt J.S. Nash. Meistriliiga tähtede meeskonnas numri 9 mängib talk ja nüviti lendav tagamängija Gregor Arbet. Samast võistkonnast number 12 talk ja nüviti üliosav keskmängija Kristjan Make. Numbri all 14 talk ja nüviti ja ühtlasi Eesti Vikim tegev korvpallur Viljar Veski. Number 15 all tuleb täna platsile BC Kalev Cramo kaval ääremängija Rait Keerles. Ja nüüd tutvustame rahva tahtel internetihääletuse põhjal kokku pandud superviisikud tähtede meeskonnas. Number 7 talk ja nüviti imeline mängujuht, enim hääli kuulunud Tanel Sokk. Järgmine õnnelik, kes on hääletatud avaviisikusse, on number 10 all mängiv Tartu Ülikool Rocki võimas keskmängija Vallo Allingu. Veel Tartu vaimu numbri all 11 Tartu Ülikool Rocki efektne ja efektiivne ääremängija Marek Toronin. Number 13 all talk ja nüviti hüppemasin Marko Riis. Ja interneti hääletuse põhjal on veel algviisikusse sattunud number 23 BC Kalev Cramo tagamängija, eelmise hooaja kõige kasulikuma mängija tiitliomanik Howard Fryer. Selline on siis SEB Ühispanga korvpalli meistriliiga tähtede tiim. Nüüd aga head korvpallisõbrad, Aivar Kuusmaa Dream Team. Ja alustuseks treenerite paar. Need on 2 Heinot, legendaarsed Heino Enden ja Heino Rebane. Heino ja Heino. Heinode käe all mängib numbri all 6 Aivar Kuusmaa, õepoeg ja võib-olla ka mantlipärija Gert Torbek. Aivar Kuusmaa Dream Teamis mängib täna number 7 all BC Kalev Cramo ja Eesti koondise keskmängija Ardo Ärmpalu. Number 9 BC Kalev Cramo jõuline ääremängija Andre Pärn. Aivar Kuusmaa Dream Teamis täna number 10 all kuldse 91. koosseisu liige, see on legendaarne ääremängija Indrek Rumma. Number 11 Pirita BM supervõitleja Indrek Reinbok. Number 12 all Aivar Kuusmaa Dream Teamis ekskoondislane Tartu Ülikool Rocki keskmängija Marek Normets.
number 15 WC Kalev Cramo snaiper Tanel Kaljula. Ja nüüd Aivar Kuusmaa Dream Teami algviisik number 4. Eesti koondise ja Tartu Ülikool Rocki asendamatu tagamängija Tanel Tein. Kes seda mängu on jälgima tulnud? No eks me kõik teame, et ta on alati andnud 100%. Iga kord, kui astab platsile, kas see on siis kas või vihaga, aga ta annab ennast kõik ja seda me tunneme mängijad kõik ja kindlasti rahvas näeb seda. Aivar Kuusmaa põhiline omadus, miks ta publikule meelde on jäänud ja miks ta palju kõnenet on pakkunud peaasjalikult ilmselt kaugvisked ja sellised kaugvisked, mis otsustavatel hetkedel tabavad. Aga pakku siia kõrvale veel mõni selline hea omadus sõna Aivari kohta. Ta on emotsionaalne ja ta on võitja tüüp. Ta ei lähe kunagi kaotama ja sellega kaasab teisi, samuti positiivse laengu. Gert Kullamäe, Aivar Kuusmaa, üks parematest sõpradest. Meenuta paari sõnaga, kuidas teie sõprus alguse sai? Esimest korda mõlemad olime liidukoondises, tema oli juunior, mina olin noortekoondises. Kuskil Moskvas saime tuttavaks esimest korda, see oli mingi aasta, ma pakun välja 87 võib-olla või. Ja pärast seda läbi korvpalli, nii et ja meie sõprus nagu on säilinud siiamaani. Ilmselt kuni surmani, ma loodan. Mis need keemilised elemendid on, mis teid seovad? Miks just Aivar? Mis siin ikka selles mõttes, et ma pean ennast niisuguseks positiivseks tüübiks ja ma usun, et Aivar on ka just niisugune positiivne tüüp, et mulle alati koos hea olla ja lõbus olla ja peredega käime läbi, nii et nagu üks sõber olema peab ja mulle meeldivad positiivsed inimesed ja tema on üks nendest. Te mõlemad olete kindlasti heas mõttes hullud mehed, kes loobivad kaugelt kolmeseid või on läbi karjääri seda teinud. Kas te selles mõttes omavahel konkurendid ka olete kunagi olnud, kas või koondise sees ja kas see kuidagi on suhteid mõjutanud? Kui me üksteise vastu oleme mänginud, siis on heast ikka niuke, oleme konkurendidega, siis ei mõtle sõprusele, aga me oleme ikka enamus aega oleme ikka koos väljakul olnud, selles mõttes ühes meeskonnas olnud, et selles mõttes on nagu kõik nagu see sõprus on läbi selle, ma arvan, tulnud, aga jah. Mis te riietusruumis kokku leppisite, kas tuleb show või tuleb võitlus? Ei, siin läheb mänguks, ma usun, täna. SEB Ühispanga korvpallimeistriliiga tähtede treenerid Andres Sõber ja Martin Toomas jagavad veel viimaseid näpunäiteid oma meeskonna liikmetele ja legendaarse tähtede mängu siin Saku Suurhallis kommenteerime me koos Rauno Pehkaga, kauaaegse Eesti koondise mängujuhiga, kes küll tegelikult peaks hoopis platsil olema, kuid vigastus sundis veidi plaane muutma. Kindlasti oskad sa, Rauno, ise kõige paremini oma kogemustele tuginedes lahti seletada, mida tähendab tippspordiga hüvasti jätmine. Sa oled küll veel tegevmängijate nimekirjas, kuid kindlasti mõelnud, millal ja kuidas ja miks peaks üks mängija areenilt lahkuma? No see tegelikult on tervist, et see on tegelikult üsna keeruline küsimus. Ma olen näinud lähemalt pealt, kuidas Tiit Sokk lahkus korvpallist ja tema auks korraldati ka selline mäng. Ja vaadates seda publiku hulka siin, et ilmselt see on parim viis tippspordiga hüvasti jätta. Kuigi, kui ma nüüd endast räägin, siis on nagu raske mõelda, et millal seda teha, sest armastus mängu vastu on suhteliselt suur ja raske on loobuda. Pean tunnistama, et erakordselt sümpaatne oli näha vanu võitluskaaslasi siin kokku saamas. Pean silmas sind, kõiki vanema generatsiooni mehi. See ilmselt päädib sellise mõnusa peoga veel, eks ole? Tahaks loota küll, jah. Pall on vahepeal mängu pandud, Jüri Ratas, Tallinna linnapea, tegi lahtiviske ning esimesed 2 punkti selles kohtumises on ka sündinud ning nagu Gert Kullamäe lubas, saame me siin loodetavasti hääd võitlust näha. Sa korraks said Rauno riietusruumis sündmustel silma peal hoida. Ma loodan, et Gert ei teinud nalja. Teades juba vaadates tegelikult tänast treenerite koosseisu, siis on juba õhus eeldada seda, et ikka siin käib mäng võidu peale. Vaatame siis korraks üle veel need mehed, kes algviisikutes väljakule on tulnud kui külalised ehk siis SEB Ühispanga korvpallimeistriliiga tähtede meeskond on seda kohtumist 2-0 juhtima asunud ja Valla Allingu need katsed pall korvi alt sisse sokutada tulemuseni ei viinud.
korvpallipubliku poolt hääletati siis basketi ehk korvpalliliidu koduleheküljel algviisikusse järgmised mehed. Aivar Kuusma, legendaarne pete ja kaugvise, mis tabab. Seekord siis Tanel Sokk läks ohvriks. Ja millega veel alustada seda kohtumist, kui ikka selle legendaarse pettemanöövriga. Aga algviisikut rahva tahtel interneti hääletuse põhjal siis tumedas vormis numbri all 7 Tanel Sokk, numbri all 10 Valla Allingu, numbri all 11 Marek Toronin, number 13 Marko Riis ja number 23 Howard Fryer, kes praegu sooritas ka pealeviske, kuid selleks üsna mööda. Ning valgetes särkides ja pükstes siis Aivar Kuusmaa külalised ehk tema kutsutud seltskond ja tema Dream Team. Peale Aivar Kuusmaa enda kuuluvad sellesse Gert Kullamäe, Martin Müürsepp, vastavalt numbrid 14 ja 13, siis Margus Metstak ja Tanel Tein numbrid 8 ja 4. Howard Fryer on vabaviskejoonel ning Kuusma ise tegi 300 vea talle, et huvitav, mis ta treenerina räägib, kas sellist viga tohib teha või ei tohi? Tanel Tein viib palli üle ning hakatakse joonistama kombinatsioone. Aivar Kuusma käes pall ja nagu vanadel headel hetkedel ikka, kõhelda sellistel momentidel ei saa, vise läks teele, pall tõsi, seekord rõnglasse ei mahtunud. Kui palju sellised mehed omavahel mängujoonist, nagu ma ütlesin, ehitada üldse saavad? Arvestades, et ega mingeid treeninguid ju peetud pole, kuigi paljud neist on Eesti koondises koos mänginud. Ma arvan, et nad midagi erilist siin kokku ei leppinud, kui siis on 2-3 mehe koostööd ja eks nad seda saavad väljaku peal ka rääkida, et ma usun küll, et siin mingisugust erilist skeemi ei ole paika pandud. Ja kolmese üritus ning väga edukas pealegi. Ma vaatan, et Kuusmaa tiim mängib maa-alaga kaitses, et noh, eriti nagu ei taheta pingutada esialgu. Vanemad mehed hoiavad lõpuhetkedeks end. No saame näha. Margus Metstak. Jah, nad peavad kuidagi kestma sinna maale. Marek Toronin üritas lauast Metstaki mööda läinud viset kinni püüda. Pall põrkas siiski auti ning Atso Matsalu käest saab Aivar Kuusmaa õiguse see uuesti mängu panna. Ma pakun välja, et tegelikult mängitakse vanade Eesti koondise liikumiste järgi, et eks need kuidagi viisi on meeles või paar tükki tuletati meelde ja lepiti kokku, aga Howard Fryer, publikule natukene häämeelt kaitses, nagu sa ütlesid, väga siiski veel ei pingutata, kuigi tahaks loota, et publik näeb natukene rohkem siin kui sellist tavalist jookse ja viske mängu. Ma tahaks tegelikult öelda, et mäng ongi midagi rohkem juba, sest tavaliselt esimesel veerandajal loobitakse alle sööte, mida väga harva kätte saadakse, siis praegu nagu käib päris tõsine mäng. Tanel Soku käes pall, Marko Riis ja Howard Fryer kaugelt. Ei taba, pall kukub Margus Metstakile ning Aivar Kuusmaa viib oma tähtede tiimi rünnakule. Tanel Tein. Põiki sööt üle väljaku Gert Kullamäele, kuid Hollandi Eiffel Towersi meeskonnas mängiv Kullamäe seekord ei tabanud. Ahah, no esimene sööt ikkagi tuli juba. Siis 4. minutil. Ja sama üritatakse nüüd teise korvi all, kuid Martin Müürsepa selline selja tagant tehtud vise ei tabanud samuti, nii nagu hetk varem siin Howard Fryeril. Aivar Kuusmaa hõikas, et Tanel Sokul oli jooks, aga kohtunikud Aivarit kuulma ei teinud. Muidugi Aivar on läbi terve karjääri väljakul igasuguseid asju hüüdnud. Jah, kohtunikele ikka öeldakse, mis parasjagu toimus väljakul. Just. Margus Metstak, keegi tumedatest või mustadest nii-öelda peale ei tulnud, aga Metstak seekord ei taba ja Aivar Kuusmaa kolmese joone taga ning Aivar Kuusmaa teine tabab kaugvise. Endiselt vormis. No me võime meenutada natukene Aivar Kuusmaa karjääri. Muuhulgas on arvet peetud ka tema punktide üle meistriliigas ja kui need andmed korrektsed on, siis Eestis on tema parimaks punktisaagiks olnud 50 silma hooajal 1992–93 ja sellest 50 punktist 13 oli selles arvestuses, nii et
Kui palju, Rauno, sinu rekord 3-st? Minul on 3 said või? Ühes mängus? No, tegelikult ma seda nüüd täpselt küll ei tea, et peab seal nende samade inimeste käest küsima, kes sellegi kava siin kokku panid. Jah, ma usun, et kui Aivari käest ka küsida seda, siis ilmselt enamus mängijatest nii täpselt statistikat ei pea ja keegi neist väga täpselt ei mäleta. Teie ees on siis aga SEB Ühispanga korvpallimeistriliiga tähed ja tantsutüdrukud loomulikult, kes täna spetsiaalselt selle mängu tarbeks on tulnud Tartust kohale, Tartu Ülikool Rocki tüdrukud ja samuti BC Kalev Cramo tüdrukud, nii et igas mõttes Eesti paremad. 9-8, seda pärast 4-minutilist mängu punktiga on peal külalised ehk tähtede meeskond Eesti meistriliigast ning Time-out paistis neil küllaltki tõsine olevat, et ilmselt pingutatakse vähe rohkem kaitses. Aivar Kuusma on eluaeg kaotusi vihanud ja miks peaks ta tahtma oma lahkumismängus kaotusega väljakult lahkuda. Marek Toronin kaotas palli. No tempo muidugi eriti kõrge ei ole, et Kuusma tiim, nii, see oli nüüd siis, mis time-out'i ajal kokku lepiti. Tanel Tein kahjuks ei saanud palli kätte, seda palli, mida Aivar Kuusma talle sinna korvi kohale sokutas. Tanel Sokk talle väga omaselt teise korvi all, aga samuti mööda. Pikad käed olid ees. Martin Müürsepp üritas Kuusmaale katet teha ja uuesti pall Aivari käes. No Aivarile mängitakse seda päris tihti ja palju. No eks nad jah, proovivad praegu vist teda nii-öelda viskele aidata ka, et ei tea ju kui kaua, missugune ta füüsiline vorm on, et kaua ta kestab, aga et praegu küll jah, alguses on väga teravad. Ja Margus Metstak viis vahepeal siis Aivar Kuusma Dream Teami juhtima 10-9, kui mängitud on 5 minutit. Valla Ollingu, Metstaki vastu sööt välja. Ja siit tulevad 2 punkti. Marek Toronin. No nii. 3 lausa, nii et Toronin tabas kaugviske, mis annab siis 12-10 edu külalistele ja uus time-out. Aivar Kuusma korvpalluri karjäär algas 1976. aastal, oli sügis ja traditsiooniliselt selline treeningute alustamise aeg, kui Aivar Kuusma jõudis Heino Rebase juhendamisel ka esimest korda korvpallitreeningul käe valgeks teha ja meelde tulevad sellised legendaarsed Heino Rebase sõnad, et esimesed asjad, mis tal Aivar Kuusma puhul meelde jäid, olid blond pea, ülim emotsionaalsus ja väga kiire liikumine väljakul. No ma julgen öelda, et võib-olla sellest 3-st 1 see kiirus võiks ehk anda märku, et kes või mis sellest mehest välja tuleb, aga blond ja emotsionaalsus, no need ei näita, et ühest mehest võiks korvpallur saada. No jah, ega ilmselt ikkagi päris pisikesest peast on raske näha, mis kellestki tuleb. Aga väga tähtsad omadused, jah, blond pea ja kiirus. Aivar Kuusma paneb palli uuesti mängu ja külalised ehk siis SEB tähtede meeskond on tulnud üle platsi, et rünnakut takistada. Ja Aivarilt väga ilus sööt korvi alla, aga Andre Pärn ei saanud seda kätte. Ja J.S. Nash on vahepeal tulnud väljakule SEB tähtede meeskonnast, tema numbri all 8 põhitöökohaks siis sel hooajal Tartu Ülikool Rock. Toronile pall, sööt Allingule, Pärn teda väga ahistama ei hakanud, sellegi poolest Allingub ise ei tabanud. Ja nüüd üritati uuesti Kuusma Teini koostöös pall korvi sokutada, aga seegi kord ei läinud läbi. No nüüd on tulnud alle sööte ka juba mitu tükki. Gregor Arbetilt kaugvise. J.S. Nash päästab palli ja pool kogemata sattus see nüüd Arbeti kätte ning 2 punkti. Pärn, Metstakile pall. Gert Kullamäe. Uuesti Metstak ja Haak. Need on väga tähelepanuväärsed hetked, kui korvpallis Haakviset näeb ja sellele on väga hea meel, et legendaarne Margus Metstak. Kui korvpalliõpikut praegu koostataks, siis selle klipi saaks sinna sisse panna. Puhas klassika.
Marek Doronin mängis nüüd Andre Pärnast mööda sööt Allingule tagasi Doronin. Tanel Sokk Metstaki käe alt viskel ei pääsenud, uuesti Sokk palliga kaugelt. Ei taba ja Gert Kullamäele lauapall. Kas valged lähevad kiiresse? Aivar Kuusmaa ärgitas seal kolmesega, aga viskel ei läinud. Oodatakse mehed järele. Kaugviske teeb hoopis Gert Kullamäe ja Gert näitab seda, miks teda Hollandi liigas sel hooajal väga kõrgelt hinnatakse. Gerdil on justkui uus noorus peale tulnud Hollandi liigas. Super häid mänge on ta seal teinud. Üleeile õhtul mängis Den Bosch'i Eiffel Towers Omniworldiga, kui ma ei eksi. Ja Gert viskas seal 21 punkti ning see on sel hooajal tema üsna selline tavapärane punktisumma. Ja uuesti Kullamäe, seekord aga eksib ning laud kuulub mustadele. Arbet toob palli kiiresti üle ning Marek Doronin juba teise korvi all. Kuusmaa nõudis teist korda jooksu ja tegelikult õigustatult praegu, aga kohtunik luges korvi ära. Teie ees peakangelane Aivar Kuusmaa, fantastilise viskekäega mees, kelle kolmesed on ilmselt halle juuksekarvu põhjustanud nii mängijatele, treeneritele siin Eestis kui ka Euroopas. Sina kohtusid Aivar Kuusmaaga esimest korda. No mina olen temaga lapsepõlvest saadik koos olnud, me oleme ühe hoovi poisid. Et selles mõttes ma tunnen teda väga hästi ja me olime ka sõjaväes olime koos, et oleme ikka palju aegu koos veetnud. Muuhulgas mänginud ka Riia ASK ridades koos, küll suhteliselt lühikest aega seal, aga ikkagi. Gert Kullamäe käes pall, kohtumine siin Saku Suurhallis läheb edasi ja Gert oli lähedalt palli kaotusele. Kohtunikul käsi püsti ja rünnakuõigus läheb üle mustadele. No, time-out'i ajal jälle öeldi mustadele ilmselt, et pange kaitses, võtke vähe tihedamalt. Erik Torbek palliga, J.S. Nash. Pärn sai käe peale, Müürsepale pall ja valged kiiresse. Gert Torbek, mees, kellest oodatakse Eesti korvpallis väga palju. Aga ei tulnud sealt midagi. Kaitse vaatas, et ta läheb pealt panema, tuli eest ära, aga Torbek vist ootas, et kaitse ikka kuidagi mängib ja nii läkski pall üle korvi. Ahah, nüüd tuli väike parandus siis kohtunike lauast, et jooksu nii keergelt ei vilistata siin. Ja Gert Kullamäe näitab, kuidas seda tööd tehakse. Koostöös Aivar Kuusmaaga on nad lisanud juba 4 või 5 kaugviset täna, nii et mehed on endiselt oma ülesannete kõrgusel. Torbek palliga. Eelmises episoodis, kui Kullamäe kolmese viskas J.S. Nash, kes teda katab, läks kohe rünnakul tagasi tegema, et see on selline mustanahaliste auasi, et kui neile ära tehakse, siis on vaja tagasi ruttu teha. Et ma vaatan, siis nüüd Kullamäe läks ja viskas peale, et siin juba väike selline intriig hakkab tekkima. Just, et alles ta proovis palli ära võtta Kullamäelt. Müürsepale hää sööt, korvi alla saab edasi selle Marek Noormets, kuid Noormets eksis ja Nash omakorda nüüd teise korvi all. Oi, see oli ilus. Mattias Hunt mängib numbri all 4. Rakvere palliklubi noor tõusev täht mustade koosseisus. Ilmselt laiemale publikule ehk natukene tundmatu nagu veel, aga kindlasti kuuleme temast. Nii, sama mees pani siis üritas panna väikese ploki Torbekule, aga Torbeku sööt jõudis adressaadini ja korv valgetele. Noh, eks ta tegelikult pani ploki, aga siis kujunes välja see Torbeku ise kujunes sööduks. 25-22 ja 17 sekundit jääb veel esimese veerandaja lõpuni. Gert Kullamäe hoiab palli sööt Noormetsale ning Noormets ei lähe korvi alt viskele. Müürsepp annab edasi Kullamäele ja kas Gert tabab veel kord? No vot, Eesti liigas väga palju selliseid mehi aastal 2006 kahjuks ei ole. Ei ole, jah. See on ikka täiesti uskumatu, milline käsi on meestele antud ja esimene veerandaeg on lõppenud viigiseisul 25-25. Ning meie sõiduplaan siin Saku Suurhallis näeb ette, et esimese veerandaja järel peetakse maha viskevõistluse finaal. Tegemist on siis kaugvisete võistlusega, kus igal osalejal on 1 minuti jooksul aega sooritada 25 pealeviset. Finaalvõistluses osaleb 3 meest, neist 2 on lunastanud pääsme siia läbi eelvooru ning need 2 on Tanel Kaljula ning Gert Kullamäe ning kolmandana liitub nendega
no kes muu kui Aivar Kuusmaa, ilmselt läbi aegade Eesti liigas kõige rohkem kaugviskeid tabanud mees. Tema pääses otse finaalvõistlusele ning on oodata väga-väga põnevat võistlust. No paar sõna sellest, kuidas eelvoor läks. Gert Kullamäe kogus seal 21 punkti, mis peaks olema viskevõistluses juba päris korralik summa. Kui ta nüüd viskaks sellise summa, ma arvan, no see peaks ka võidu tooma, aga noh, muidugi praegu on sellised viskajad koos, et siin võib ka rohkem tulemusi tulla üle 21 kui 1. Gert Kullamäe teie ees. Tanel Kaljula, kes esimesena finaalis viskama hakkab, kogus 17 punkti ja viskevõistlus läheb lahti nüüd. Aeg hakkas lugema sellest hetkest, kui esimene pall teele läks ning 5 viskekohta. Ning iga viskekoha lõpetuseks on kirju pall, mis annab siis topeltarvu punkte ehk 2. No 3 praegu tuleb. Natukene jäävad ja ei ole tunnetus kõige parem. Ta vist ei mänginud ka esimesel veerandajal, et ilmselt on natukene maha jahtunud. 8 punkti on praeguseks kirjas, 9 ja 11 punkti. Tagasi konkurentsis. Just, käsi läheb lahti. Tanel Kaljula on silma paistnud hääde ja otsustavate visetega Eesti liigas ka. Kindlasti õige mees ja seda enam, et ainus nii-öelda uue põlvkonna esindaja finaali meeste seas. No nüüd on väga oluline seal punkte juurde saada, sest iga punkt. Finaal on juba hoopis teine võistlus jälle ja eelvooru visked ei loe, aga noh, paraku jah, 16 võib jääda võitmiseks väheseks. Ja 25-aastane Tanel Kaljula 16 punkti ehk ühe võrra vähem kui eelvoorus. Ja meil on nüüd võimalus kaasa elada Gert Kullamäe visetele ehk siis otsefinaali saanud Aivar Kuusmaa paneb sellele viskevõistlusele siin punkti. No tänavune NBA viskevõistlus võideti tulemusega 18, võitja oli Dirk Nowitzki, et noh, seal küll visatakse pisut kaugemalt, aga noh, see peaks näitama, et ka 18 on juba päris hea tulemus. Nii, kui rääkida Eestis viskekahuritest või viskemasinatest, siis 2 neid järgi jäänud siin võistluses ongi. Need on Gert Kullamäe ja Aivar Kuusmaa ning Gert alustab nüüd. 3 punkti esimesest viskekohast ja Gert oli natukene pettunud, et see 2 punkti pall sisse ei läinud. Ja sama tulemus, mis Kaljulal esimesest punktist. Oskad sa pakkuda? Ühega taga vist praegu. Oskad sa pakkuda, milline nendest positsioonidest 5 võiks olla Gerdi selline kõige lemmikum? No Gerdile meeldivad väljaku nurgad ja tegelikult ei ole vahet. Aga kuna nurgad on nüüd ebamugavamad punktid, siis on see talle eeliseks. No näete nüüd ise, mis toimub. Kaljula kukkus. Täis rida. See on uskumatu. 21 ehk eelvooru tulemus on Gerdil käes. Viimane 2 punkti pall ei taba. Sama tulemus, väga hästi visatud. Nii et 21 punkti läheb Gert Kullamäele. Suhteliselt raske on praegu Aivaril seda üle lüüa. Aivar Kuusmaa alustas seda kohtumist, mäletate, kaugvisete osas tabavusega 3-2 ja me saame seda fantastilist viskekärt, ma loodan, nautida nüüd järgmiste minutite jooksul ka siin Saku Suurhallis. Viimati, kui Kuusmaa Aivar osales samalaadsel võistlusel, siis ta tulemuseks oli 19. Et saab nüüd siis näha, mis vormis ta täna on. Mees, kes on silma paistnud väga kõrgel tasemel ka Euroopa väljakutel, meenutame 93. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Saksamaal, kus ta peoperemeeste vastu viskas, kui ma ei eksi, 30 punkti ja Bosnia vastu 40. Praegust muidugi viskevõistlust silmas pidades ma arvan, et tal on natuke keerulisem siin visata kui mängus, sest siin ta ei pea nagu petet ette tegema. Pole kedagi õhku petta, et see võib-olla tundub talle nagu igavam, et vaatame. Arvestades, et aega on ainult 1 minut, siis see pete võtaks kahtaselt palju aega ka. Ja läks nüüd. No algus on väga kena ju. No vot, palun. Aivar Kuusmaa. Viskemasin. Wow. Head aega. Vapustav, see on vapustav. Täiesti uskumatu.
see on see, mille pärast publik Aivarit armastab ja näete ise, Aivar Kuusmaa on nii-öelda tippkorvpallist mängijana eemal olnud veidi üle poole aasta. Aga rääkida roostest tema uskumatu ande puhul küll ei saa. Mis jumalast on antud, ega see ei kaua kuhugi, ütlevad korvpallerid selle peale. 20 on juba Aivaril koos. Kullamäe viskas valge rätiku juba keset ringi. Loobumisvõit. No ei tea midagi, siin on praegu... No üks pall on või Aivarit tabada, siis on viik. Ja ei... Viimasest viskekohast ei tabanud Aivar ühtegi palli, mis tähendab seda, et saaku oli 20 punkti ja ühe punktiga jäi Aivar Kuusmaa oma sõbrale Gert Kullamäele alla. Kullamäe korjas oma valge rätiku ära, mille ta enneaegselt sinna juba keset väljakut viskas. No aga algus oli ikka täiesti uskumatu. Esimestel viskekohtadel Aivar praktiliselt ei eksinud ühegi palliga. No ja lõpus hakkas tunduma, et võit võib tulla, et võib-olla see segas. Ja viskevõistluse võitja teie ees, Gert Kullamäe. Ma arvan, et Aivar ütlebki kindlasti, et noh, tal olekski piinlik olnud oma võistlusel ära võita. Ise on kutsunud inimesed kohale ja et kus siis see külalislahkus on. Ja kaotus oli selline maksimaalselt soliidne, napi ühe punkti. Ei, hästi tehtud. Gert Kullamäe saab tagasi sümboolse reisiraha, mis tal Hollandist Eestisse ja tagasi sõitmiseks. See tšekk on väga olümpial jagatud tšekkide sarnane. Ma ei näinud palju neid nulle seal oli. 4. Üks oli ees ja 4-0. Nii on siis oma lahenduse saanud viskevõistlus. Meid ootab ees veel ka muide pealtpanemisvõistluse finaal. See toimub aga siis kolmanda ja neljanda veerandaja vahel praegu väike paus ja jätkame, kui algab teine veerandaja. Tähtede mängus on algamas mustades vormides SEB Ühispanga meistriliiga tähed, kelle on valinud meeskonda siis korvpallipublik läbi internetihääletuse ja treener Andres Sõber ning valgetes särkides pükstes Aivar Kuusmaa Dream Team ehk mehed, kes on spetsiaalse kutsega tulnud tema lahkumist tippkorvpallurina platsilt tähistama. 25-25 jäi tabloole pärast esimest veerandaega ning valgete esimene rünnak tulemust ei andnud. Tanel Soku vastu tehakse aga viga. Taktikaliselt võttes väga tark viga, et kui ei jõua õigel ajal tagasi, siis ei tohi ka vastasel kergeid korve lasta, et nagu õiges mängus oleks see väga ilus viga olnud. Aivar Kuusmaa, kes on kogunud 6 punkti, 2-3 punkti viskest, sai oma teise vea. Valged aga võtavad palli vahelt ja rünnakule. Mõte oli hää ja see pall isegi lõpuks jõuab Andre Pärnani, aga korvi all tehakse keha ja vaba visket. Publiku seast nõuti Kalevi vana ühte, ehk ühte. Selle kombinatsiooniga on jah tervet Euroopat vallutatud läbi aegade. No oleks loogiline, et vähemalt valged selle tänase mänguõhtu jooksul siin läbi teevad ka. No kindlasti jah, mingil hetkel ma arvan, et nad jätavad otsustavamateks hetkedeks selle. Praegu ei ole veel nagu asi nii hull, et peaks kõik oma taktikalise arsenali välja võtma. Uutest meestest väljakul numbri all 15 mustadel Rait Keerles ja Kristjan Make on tulnud samuti mustadel väljakule. No nii, nüüd on siis Andres Sõbra võistkond läinud üle välja pressingule, tahetakse vastaseid ära väsitada. Fraier sai käe Torbeku söödule vahele, pall läheb aga outi ja rünnaku õigus jääb valgetele 16 sekundit selle lõpuni. Aivar Kuusmaa käes pall. Marek Noormets, uuesti Kuusmaa, seekord peaaegu äss. No eks käsi on väsinud viskevõistlusest praegu, et praegu võib-olla peaks otsima teisi mõned rünnakud. Tanel Soku viskeüritus ei jõudnud sihile ja valgete rünnak ka siiski välja ei tulnud, pall läks outi ja mustad jätkavad. Fraier palliga, Torbek, Fraier uuesti. Keegi peale ei lähe, Fraier sööt edasi ei andnud, üritas ise, aga ei tabanud ja Noormetsa käes pall. See maa-ala petab natukene ja jätab mulje, et noh, visake. Huvitav, millisteks hetkedeks hoiab ennast Martin Müürsepp. Minu mäletamist mööda ei ole Kaasani Unixi mees siiamaani veel ühtegi pealeviset teinud. Küll, aga andis hea sööda praegu.
Aivar Kuusmaa kontole 2 punkti juurde, neid on kokku 8. Pall korvi alla Makele kohale ei jõudnud ja valgetel uuesti rünnaku võimalus ning siit tuleb kiire Gert Torvek. Gert tavaliselt läheb hoopis kõrgelennumlisemalt selliseid rünnakuid lõpetama. Nojah, ja teist korda oli kaitse nagu läks seest ära ja siis ei oska enam mida teha. Jah, nagu imelik on viskele minna. Kõik on väga loogika vastane. Viinlik on nagu sisse visata küll. Make üle Noormetsa kätte 2 punkti Mustad ees 28-27. Müürsepp palliga läheb nüüd ise korvi alla ja taas sööt Noormetsale. Seekord aga Marek eksib. Time out võetakse ja me jõuame natukene rääkida veel sellest, kuidas Aivar Kuusmaa korvpalluri karjäär edenenud on. No nii, tantsutüdrukud pääsevad lõpuks ikka platsile. Tantsutüdrukud praegu tulid platsile, muidu ei oleks time-out'i tulnudki. Aivar Kuusmaa muide üritas tsikki õppima asuda 2 aastat järjest, teist korda sel lihtsal põhjusel, et esimesel aastal teda vastu ei võetud, kuna heideti ette pikkuse puudumist. Aastaga jõudis Aivar aga, kui ma ei eksi, üle 10 sentimeetri juurde visata, umbes sinna kanti, kus ta praeguseks on kasvanud ja siis pääses ta Jaanus Levkoi käe alla treenima. 1985. aastal Aivar Kuusmaa jaoks ajateenistus Nõukogude armees ja 2 aastat korvpalli Riia ASK ridades ning toona muide mängis Kuusmaaga koos veel Gundar Svetra, hiljem Läti korvpallis endale nime teinud mees. Ja aastal 1988 pidas Aivar Kuusmaa oma esimese kohtumise Nõukogude Liidu meistriliigas. Kuid selle kohta oleme leidnud kahesuguseid andmeid. Ühed väidavad, et esimene kohtumine oli Moskva ASK vastu ja teised, et see kohtumine oli Moskva Dünamo vastu. Nojah, ma olin sel ajal sõjaväes ja selles mõttes peab seda jälle küsima korvpalli statistikata. No igal juhul oli Aivar juba selles esimeses mängus vastasid päris korralikult hirmutanud ja sealt edasi algas siis juba peaaegu ajalugu. Gert Torvek pärast time-out'i esimene korv ja külalistele punktid juurde 30-28 Mustad ees. Eks Mustade võistkonna Kalev Cramo liikmetel on hea mängida treeneri vastu, et treeneri vastu on ikka tore, kui saad skoori teha. Just, Aivar Kuusmaa on ju tänasel päeval PC Kalev Cramo peatreener ja Erik Torvek on üks tema hoolealustest nii-öelda selles meeskonnas. Muide, Kalev Cramost ongi tänasele tähtede mängule kaasatud kõige rohkem mehi, neid on kokku 7. Tartu Ülikool Rockist on kohal 5 meest, Lübikist samuti 5, Pirita palliklubist 3 ja Rakvere meeskonnast 1 mängija. Ning pluss siis veel nii-öelda leegionärid Hollandist ja Venemaalt ning Aivar ise. Sööt nurka Rait Keerlesele, kes ei taba ja Martin Müürsepa käest läheb pall out'i. No ja treenerina treenerid tihtipeale kasutavad väljendit, kui nad ei ole oma olealustega rahul, et kas ma pean ise ketsid jalast ära võtma ja väljakule tulema. See oli vanasti, mis Salumets rääkis. See tegelikult ajas naerma, aga Kuusmaa puhul selline asi muidugi toimiks, sest kui ta ütleb, et kas võtan ise ketsid ja panen jalga, et siis nagu me näeme, oleks asi päris... Tanel Teinil tekkis raskusi keskjooneni jõudmisel, tõsi ta ise tegi oma elu suhteliselt keeruliseks ka ja lähebki rünnakuõigus üle Mustadele. Nojah, demonstreeris oma põrgatusoskust praegu. Torbek. Tanel Sokk palliga. Tanel Tein tema vastu. Ja Keerles söödab nüüd Erik Torbekule, kes keerutab end ilusti ka viskele. Lõpuks jõuab pall rõngasse Howard Fryerilt 2 punkti ja 32-31 asub külaliste meeskond ehk Mustad juhtima. Vahetusi tehakse päris tihedalt. Kuusmaa on täitsa kaua platsil viibinud. Loodame, et ta ikka nagu jaksab edasi mängida, et vahepeal võib-olla peaks treenerita seal aga time-out on ka midagi nii tihedalt, et küll ta jaksab. Üks tähelepanu-väärsemaid sündmusi Eesti korvpalli ajalooga seoses kindlasti meenub korvpallipublikule aastast 1991. Vahetult enne seda, kui Tallinna Kalev tuli Nõukogude Liidu meistriks, oli poolfinaal duell Kalevil Riia VEF-iga, kus Aivar Kuusmaa vigastas kubeme lihast ning öeldi, et pole lootustki, et Aivar
tolle hooaja mängudeks veel väljakule pääseb. Oh imet, imeline paranemine ja Aivari toel siis Kalev meistriks tuli. Mis tookord, Rauno, mäletad sa, tegelikult toimus? Ühed arstid ütlesid, et Aivar platsile enam ei pääse. Tegelikult kulus paar päeva ja ta oli uuesti mänguvalmis. No see on väga sage, et arstide arvamused erinevad ja eks seda vigastuse suurust on vigastuse esimestel hetkedel ka raske hinnata. Et noh, ma tõesti ei oskagi kommenteerida seda, et kui tõsine see asi oli. Kolmene jällegi Aivarilt. Aga no väidetavalt aitas teda jalule ka Arno Joala. Et ma ei tea siis, et kas see oli nii või ei olnud, et seda on mul tõesti nagu raske öelda. No igal juhul tänu sellele imelisele paranemisele on toonased sündmused ka kindlasti ajalukku jäänud lisaks sellele, et hiljem võideti Nõukogude Liidu meistritiitel. Nüüd aga mäng jätkub. Aivar Kuusmaa sööt lõigati vahelt ära ja Marek Toronin lõpetab mustade kiirrünnaku pealtpanemisega ning 34-36 on Aivar Kuusmaa meeskond kaotusseisus. 5 minutit jääb veel teise veerandaja lõpuni. No vahepeal läheb asi kosmosesse natukene. Kullamäe teeb nüüd hädaviske Gregor Arbeti käe alt, see ei tabanud. No ma arvan, et see oli pigem selline vea väljameelitamise vise ja meelitas välja. Praegu ta kindlasti ütleb talle ka, et kellele sa tuled kulpi panema või midagi sellist. No tundes teda. No tahaks loota, et see võistlus, mida me nägime Aivari ja Gerdi vahel viskevõistlusel, läheb mingis mõttes edasi ka siin mängu raames. Vähemalt kohtumise esimene poolaeg on ses suhtes palju tõotav olnud. No nüüd Kullamäe viskab 3 punkti juurde, siis on 14-12 seis nendel oma vahel. Aivar Kuusmaa punktirekord ühes mängus peaks olema, need on küll üsna mitteametlikud andmed, aga siiski 56 silma sündis see hooajal 92-93 Idaliiga mängus. Ja pärast seda tuligi Saksamaal Aivari jaoks samuti väga edukas Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kus seda blondi 188 sentimeetri pikkust tagamängijat märkasid nii mõnedki treenerid ja Ateena Panathinaikosel õnnestus Kuusmaa siis ära meelitada ja järgnes 3-aastane Kreeka karjäär. Nõupidamine on vahepeal otsa saanud ja mehed tulevad uuesti väljakule. Valgete koosseisus siis antakse Aivar Kuusmaale lõpuks ametiga natukene puhkust. Ardo Ärmpalu, Margus Metstak, Gert Kullamäe, Tanel Tein ja Indrek Reinbok numbri all 11 on tulnud Valgete koosseisus platsile. Gert Kullamäel kasutada aga 3 vabaviset, 2 esimest neist väga kindlalt tabavad. Ja need on tabloole toonud ka viiginumbrid ning Kullamäe viib ka Valget selles kohtumises juhtima. Ja Kullamäelt hetkel siis 12 punkti. J.S. Nash sööd korvi alla Viljar Veskile, kes sokutab selle palli suuremat vastupallu kohtumatele korvi. Kullamäe sööt ei jõudnud korvi alla ja J.S. Nash toob palli kiiresti üle ning sööt Arbetile, aga see rünnak ka punktide juurde ei toonud. Reinbokilt sööt Ärmpalule. Veski teda takistama ei hakanud ja Ardo Ärmpalult Ardo Ärmpalu kuulub siis ka sel hooajal BC Kalev Cramo koosseisu ehk klubisse, mille peatreeneriks Aivar Kuusmaa on. Tein palliga. Ärmpalule ja Kullamäe ei jäta juhust kasutamata. Aga juhuslikult eksis praegu. Kogemata.
nii, Kullamäe võttis nüüd Allingu veaga maha. Saadab joonele. Kokk on siis 2 võistkonda teinud peaaegu 2 poole aega 7 viga praegu. Kui 2 veerandajaga. Teise veerandaja ehk esimese poole ja lõpuni jääb veel 3,5 minutit ning viigi numbrid 39-39 tablool. Ja Valla Allingu, Tartu Ülikool Rocki keskmängija. Vabaviske joonelt täpne. Ardo Ärmpalu väljasööt Metstakile ja 44-aastane legendaarne Eesti korvpallurilt. Kena korv praegu Nashi söödust Marek Toronin. Tanel Teinilt 2 punkti ilusa rünnaku lõpetuseks ja tundub, et nüüd on nagu sellise efektitsemise koha pealt natukene hoogu maha tõmmatud ja läheb tõsisemaks mänguks. Vähemalt selliseid kosmose sööte ei ole näinud enam. Kullamäe mängib nüüd korvi alla. Punkte sealt ei tulnud ja Toronin nüüd juba sisse juhatamas mustade rünnakut. Allingu võitleb üsna ennastvalgavalt. Nash jookseb pikali Indrek Reinbocki ja teenib siit vea. Reinbock kasutas oma firmamärki ehk et meelitas välja ründaja. Vaatemänguline liblikas ja nii ta käib. Toronin võetakse pingile puhkama ning selle kohtumise noorim mees. Tavaliselt antakse teise veerandaja lõpus mängida nagu kõigile mängijatele, et siis nii-öelda kaaluga mängudes antakse teise veerandaja lõpus enam-vähem kõigile mänguaeg kätte, et siis näha, milleks keegi just parasjagu sel päeval võimeline on. Numbri all 4 mustade koosseisus mängib Mattias Unt Rakvere palliklubist on vaid 16-aastane, 190 sentimeetrit pikk ja nagu öeldud, siis selle kohtumise kõige noorem mees. Mustade poolel on platsile tulnud ka numbril 13 Marko Riis. Ja mustade rünnakuõigus. Kesksöödu lõikab aga Reinbock vahelt ära ja pulk tuleb Gert Kullamäele. J.S. Nash kerkis kõigist kõrgemale. Ja taas timeout 45-42 on numbrid tablool. Juhib Aivar Kuusma Dream Team. J.S. Nash ja Gert Kullamäe, sellel paaril on üksteisele üht-teist öelda, mul tundub. Mis ei võiks ehk tähtede mängu päris kaasas käia või? Ei, absoluutselt. Selles mõttes praegu oli ju pulp oli väga efektne, lihtsalt, et mängu algust vaadates tundus, et selliseid viskeid justkui lastakse sisse visata. Ei, see on selline parasjagu sõbralik. Ja me jätkame väikest ringkäiku, seniks kuni timeout kestab Aivar Kuusma karjääri tähiseid mööda. Jäime pooleli selles perioodis, kui Aivar kolis ära Kreekasse 3 aastaks, et mängida Ateena Panathinaikose koosseisus ja kujunes see periood kindlasti väga raskeks. Kreeka klubides kuulu järgi väga lihtne, vähemalt Põhjamaa meestelt, kes sellised vaoshoidkumad ja tagasihoidlikumad, isegi Aivari temperamendi juures on paratamatult üsna keeruline seal asju ajada. Pärast seda saabus Aivar Kuusma tagasi Eestisse ja muuhulgas mäletatakse ühte väga peent seika, kus Kuusma sõlmis hooaja eel kihlveo, et surub põhiturniiri jooksul vähemalt 1 kord palli ülevalt korvi ja kes mäletavad, siis lõpuks ta sellega hakkama sai ka viimases mängus ning teenis kihlveoga siis kasti alkoholi.
mitte kõige lahjemat. Mitte kõige lahjemat. Kellega ta kihla vedas? Sa mäletad või? Oi, ma ei tea. Sellest ei ole palju kuulda olnud. Tanel Tein üritab kaugelt. Tein eksib ja mustad tulevad kiiresse. Sööt Marko Riisile, kes omakorda selja tagant Makele, kuid korvi alt punkt ei tulnud seest. Riis kaugelt. Ja 45-45. Seis on endiselt tasakaalus alla minuti. 50 sekundit jääb nüüd esimese poole ja lõpuni. Reinbok palliga. Kullamäe. Kohe näha, et Eestisse mitte puhkama tulnud mees. Hoolimata sellest, et Hollandis on koormused kindlasti päris suured, annab siin ka endast kõik. Ja Margus Metstakilt 2 punkti. Ja 10 on neid Pirita meeskonna vanameistril praeguseks arvel. Margus Metstaki mänguminutid Eesti liigas peaks ulatuma ka üle veerand tunni ja tema panus on endiselt väga korralik ka liigamängudes. Nii, nüüd oli siis Kalevi 1. Aga jäi natuke kaugele see vise. Tein võtab palli vahelt ja teeb seda, mida Aivar Kuusma ka on. Ei tea, kas ta vedas ka kihla enne mängul kellega. Ja kui siis huvitav, mille peale? 2 sekundit enne lõpusireeni Marko Riisilt veel üks tabav kaugvise. Ja esimene poolaeg on lõppenud 49-48. Ühepunktilises eduseisus on Aivar Kuusma Dream Team. Me teeme siit väikese pausi. Ja Rait Keerles võtab esimese viske õiguse, see ei taba ning Tanel Tein toob valged rünnakule. No esimese poolaja statistikast ka veidi. Aivar Kuusma oli endanimelise meeskonna edukaim korvikütt 14 punktiga ja selle sisse mahtus õige mitu 3. 12 punkti lisas Gert Kullamäe ja 10 punkti on Margus Metstaki arvel, nii et vana Kahurvägi selle mängu peategelasteks olnud siiamaani vähemalt. No senimaani küll, jah. No nüüd ma vaatan, et Tanel Sokk on jälle hästi tihedalt Kuusmaal küljes. Ega vist poolajal on antud juhtnöörid, et mitte nüüd vanal mehel lasta veel hoogu minna, aga me vaatame. Aga vastaste resultatiivsem on Marek Toronin 9 punktiga pärast esimest poolaega. Ja Marko Riis on visanud ka 9 punkti, nii et Marko Riisi lõpuhetkede kaugvisked aitasid teda selles arvestuses kõrgemale. Nii, Martin Müürsepp, Aivar Kuusma omavahel. Kuusma üle pea tagasi sööt. Müürsepp jätkas seda vääriliselt, Metstak küll ei tabanud, kuid pall jääb valgetele ja Gert Kullamäe nurgast. Sealt, nagu sa Rauno ütlesid, Gerdile meeldib visata ja Gert Kullamäe tabas oma järjekordse 3, mis peaks olema nüüd 4, kui ma ei eksi Gerdi viskest. No, ma lihtsalt olen temaga nii palju koos mänginud, et ma tean natukene. Howard Fryeri viskest läks pall outi ja valged tulevad uude rünnakule. Ning valgete poolelt väljakul siis Aivar Kuusma, Tanel Tein, Margus Metstak, Martin Müürsepp ja Gert Kullamäe. Ning mustade poolelt lisaks Howard Fryerile, Tanel Sokule, Valla Ollingule, Rait Keerlesele. Tein proovis ka ründaja viga välja meelitada praegu Valla Allingult, aga ei antud. No küll valgetel on selles mõttes väike eelis, et nende omavaheline üksteise mõistmine on ikka kordi parem kui mustal meeskonnal. Jah, mis sest, et tegemist on juba palliplatsilt lahkunud mehe ja mitme kohe lahkuva mehega tõenäoliselt. Jah, aga need mehed kõik eranditult loevad mängu väga hästi ja isegi ükskõik mis olukorras nad kokku tuleks, siis sellises mängus, ütleme, mitte ettevalmistatud võistkonna vastu, nagu praegu neil vastased on, siis nad on kindlasti eelisolukorras. Martin Müürsepp sai Aivar Kuusmaalt väga hea söödu ja tonkas palli ära. 2 punkti valgetele juurde ning 4-punktiliseks on vahe kärisenud. Suurem see selles mängus vist ei olegi olnud. Howard Fryer teise korvi all. Jah, et torkab veel silma see, et valged mängivad meeskondlikumalt, millest ma ka rääksin, et mustade üritused on rohkem sellised nagu individuaalsetel sooritustel, aga valged liigutavad palli ja söödavad ja otsivad. Valla Alling on kaugelt tegelikult päris hea viskekäega mees, seekord kaugvisega ei tabanud. Tanel Sokk
kohe järgmine kolmene ja seekord pall rõngas. Tein palliga päris hästi mõeldud, aga Martin Müürsepp märkas vist natukene hilja ja ei jõudnud reageerida sellele söödule, mis korvi alla tuli ning tõenäoliselt keegi meestest vabatahtlikult ikka end siin vigastada ja endale haiget teha ka ei soovi. Ilmselt liigutusi kontrollitakse natukene rohkem. Nojah, aga alati on treenerid nagu öelnud seda ka, et sellistes mängudes osalemise puhul, et tuleb nagu ikka suhteliselt tõsiselt mängida, et niipea kui hakkad lõdvaks ennast, siis on vigastuse oht palju suurem, kuna ei ole sellises pinges nagu vaja, aga Kullamäelt jälle kolmene. Kohtunikudel näpud püsti ja Gert näitas, ma ei pannudki tähele kellele, aga igal juhul näpuga selline hoiatusliigutus. Ei, see oli jälle nende omavaheline jutuajamine Gregor Arbetiga, mis eelmise poole lõpus oli, et noh, kellele sa viga tuled tegema, nüüd oli, et ma arvan, midagi a la mängi kaitses ka, mida sa teed. Okei, et said siit ta tuli. No tavaliselt ma tean, mis siis öeldakse, et ma ei näe kedagi kaitses või et kas keegi kaitses ka oli või siis, et kes mind katab, midagi sellist. Milline mees Aivar Kuusma selle koha pealt mängijana oli? Kui ütleme, kohtumine algab, siis üks variant on ju käia soojendusajal näiteks vastasmeeskonna mehi ergutamas soolaste kommentaaridega ja mängu ka. Temal selles mõttes sellist kommet ei olnud, et põhiliselt ta rääkis ikka kohtunikega. Mitte eriti nagu sellist sõnadega töötlemist ei olnud, mis nagu NBAs kuuldavasti on kombeks, sellist trash talki tema küll ei harrastanud ja ega Kullamäe ka selles mõttes seda ei harrasta, aga praegu siin nii-öelda lõõbivormis harrastati seda kohe küll ja küll, eriti treeningutel ja pärast ikka trenni ju ka tuldi duširuumi ja arutati, kes kellele kulbi pani, et no ühesõnaga selline kõnepruuk on hästi tavaline. Mehed marsivad uuesti väljakule. Kohtumine läheb edasi seisult 59-55. Aivar Kuusma tähtede meeskond ehk valged, nagu me neid tinglikult kutsuma oleme hakanud, juhivad. Samal ajal kui Valla Allingul on kasutada aga vabavõisked ja võimalus kaotusseisu vähendada. No me jäime pooleli, kui rääkisime Aivar Kuusmaast ja tema emotsionaalsusest ja sellisest trash talkist või vastaste mõjutamisest jutuga, siis tegelikult meenub küll üks juhtum eelmisest hooajast või sellest hooajast, kui Aivar Kuusma oma karjääri tippmängijana lõpetas seoses Rakvere vastu mängimisega, kus neil, kui ma ei eksi, Sven Pugoneniga väike selline siis tekkis. Jah, aga see on juba hoopis selline, mina iseloomustaks Aivar Kuusmat kui väga sportlikku võitlejat, ehk et ta ei ole selline nagu meelega, nagu Kasparatise tüüpi hokimängija Venemaa koondiseks, et ta midagi meelega hakkaks tegema, et ta austab teisi, mida teised teevad, aga on terve rida mängijaid, kes teevad meelega mingeid, võib-olla väga tahtmatult, ma ei tea, aga mis jätavad sellise mulje, nagu oleks meelega vastasele haiget tehtud. Ilmselt kõik ei arva Aivar Kuusmaast päris niimoodi, nagu sina räägid, sest eks ole ajakirjandusest olnud lugeda ka neid erinevaid konflikte, kui Aivar põhimõtteliselt võtab igas mõttes ette mehe, kes ei ole näiteks mänginud nii, nagu oleks pidanud või midagi taolist. Ma mõtlen nagu füüsiliselt ja sportlikus mõttes, et tal on jah ka omad mingisugused nõksud ja küünarnukid, aga üks asi on nagu tahtlikult midagi ohtlikku teha ja teine asi on, et kui need käivad nagu, ongi, see on mängi omapära, et nad käivad. Tanel Tein toob valged rünnakule, Ardo Ärmpalu proovib ka kaugelt, mida see mees väga sageli ei tee, aga siin on lubatud ja täiesti mööda ju ei läinudki. Allingu korvi alt mööda ja 5 minutit jääb veel kolmandat veerandaega mängida, 61-57 valged juhivad. Allingu saab puhkust ja puhkust saavad ka teised mehed, sest time-out ning aeg on tantsutüdrukute etendusele kaasa elada.
Tartu Ülikool Rocki korvpalliklubi tantsutüdrukud ja kohtumine läheb edasi. Meenutame veel Aivar Kuusmaa silmapaistvat ja säravat karjääri ühe negatiivse detaili läbi. Nimelt Aivari karjääri üks tõsisemaid vigastusi sündis 98. aastal. Võib-olla suuremad fanaatikud ja fännid mäletavad, et Aivar Kuusmaa käis Pimesoole lõikusel. Sellest tingitult pidas 45 päeva mängupausi ning pärast seda oma tagasituleku mängus purunes Achilleuse kõõlus, mis jättis Aivari pooleks hooajaks mänguplatsilt kõrvale. Õnneks tuli ta aga tagasi. Tagasi muuseas tuli ta Tiit Soku lahkumismängul. Ja ei eksinud oma kolmestega, nii nagu ta täna viskevõistluse alguses näitas. Martin Müürsepp keerutas vahepeal korvi alt palli sisse. Müürsepp arvel on punkte praeguseks 8 ja Toronin vastab nüüd mustade poolelt. Seekord aga ei taba ja Müürsepp saab lauast palli. Sööt Gert Torbekule. Edasi Kullamäele ja Kullamäe juba vanast tuttavast nurgast seekord eksib. Nash viib nüüd mustad rünnakule 3-1 vastu ja Müürsepp võttis rünnaku maha. Tõsi veaga Erik Torbeku vastu 2 vabaviset. Ja mööda aastaarve veel edasi kõndides oli 2001. aasta, kui Eesti koondis valmistus Türgi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. Meeskonna peatreener oli toona Üllar Kerde ja kui Aivar Kuusmaa kuulus algselt koondise nimistusse, siis tegelikult Aivar finaalturniirile mängijana ei jõudnudki. Asjaoludel, mis on üpris segased olnud läbi aegade, on räägitud erinevatest põhjustest, alates sellest, et läbisaamine treeneriga ei olnud piisavalt hea või sellest, et Aivar Kuusmaa vorm oli väga halb. Tookord olid sa kambas. Mis toimus? No ega ma nüüd päris täpselt ka ei mäleta enam seda situatsiooni, aga noh, eks seal on nii üht kui teist ja noh, mingis mõttes jah, võib-olla oli seal läbisaamine neil halb, aga võib-olla mingis mõttes ta ei olnud vormis, et eks tegelikult peaks ikka nagu neid tagamaid nende nii-öelda asjaosaliste käest küsima, et mis seal siis nagu täpselt oli või milles asi oli. Noh, kui seal, ma arvan, et isegi kui mingid probleemid olid, et siis oleks tulnud nendest rääkida omavahel, aga ilmselt nad omavahel eriti kontakti ei saanud ja noh, seetõttu on kahju, et noh, see oli ikkagi küllaltki varases staadiumis enne võistlusi, kus see nii-öelda lahkuminek toimus, et noh, kes teab. Aga noh, nii see läks ja... No pärast seda Aivar Kuusmaa veel naasis Eesti koondisse ja mängis Heino Endeni käe all ka kuni eelmise aasta suvel. Lõplikult Kessid Varna riputas. No vahepeal on sündmused päris põnevalt arenenud siin tähtede mängus. Gert Kullamäe hiilgas ühe päris kauge kolmesega ja Aivar Kuusmaaga käis selline pilkude mäng ja viipekeel ehk mehed annavad väga hästi aru, mida siin tehakse publiku nimel. 6-punktiliseks on kasvanud valgete ehk Aivar Kuusmaa meeskonna edu. Nüüd J.S. Nash vähendab seda punkti võrra. 3 minutit jääb kolmanda veerandaja lõpuni, 68-63. Et suusatamise keeli, et kas see on äramineku katse? Jaa, 4-5 punkti see vahe on olnud, nii on ta siis praegu ka, saame näha. Ma usun, et mustad teevad kõik selleks, et vahe liiga suureks ei lähe, kuigi Kuusmaa ja Kullamäe on üksteise võidu kolmestega neid sõna otseses mõttes lämmatanud. No nii, Aivar Kuusmaa saab veel puhkust ning särgi peal on kenasti kõik kirjas ehk statistika ja ajalugu, millistes klubides Aivar karjääri jooksul mänginud on. Muuhulgas on ta võitnud 6 korda Eesti meistritiitli, 3 korda Standardiga ja 2 korda Kaleviga ning korra BC Tallinnaga. Aivar Kuusmaa on Eesti karikavõitja, on mänginud Kreeka meistrivõistlustel finaalis aastal 1995, tõsi toona Ateena Panathinaikosega nad kaotasid ja Kreeka meistritiitlit Aivaril ei õnnestunud saada.
Andre Pärn mängib mööda Kristjan Makest ja Viljar Veskist, sööt välja. Peaks olema. Aga eksimatuid ei ole, täna õhtul siin platsil siiski, et Kullamäe ei tabanud oma järjekordset kolmest. Aga sellegi poolest 70-63 on valgete edunumbrid, nii et juba 7 punkti. Marko Riis palliga väga hästi siin esimesel poolajal kaugelt tabanud. Seekord korvi alla sööt Veskile, kuid see rünnak võeti maha. Viljar Veski, Talk ja Nööbiti koosseisu kuuluv 215 sentimeetri pikkune keskmängija vaba visetel ja esimene neist läheb mööda. Lauast pall mustadele, Torbek söödab selle Nashile ja Nash kaugelt. J.S. Nash, 188 sentimeetrit pikk, 22-aastane ameeriklane. Esimest hooaega siis Eesti liigas ja resultatiivses tabeli tipus tegelikult 16,8 punkti keskmiselt visanud. Nii et loodetavasti Tartu meestele see abijõud, keda nad otsisid. Gert Kullamäe toob valged rünnakule pärast seda, kui Nashi efektne sööt adressaati ei leidnud ja Müürsepp korvi alt. No nüüd on ikka nagu natukene mänguks läinud rohkem. Alle-juup sööte eriti ei ole ja kaitses ollakse päris tihedad. Ja Nash võtab asja ka südamega. Manööverdas seal 3 sekundi alas sööt välja ja ise tagasi, aga ei tabanud. Ning väga hästi. Kullamäe ja Tormeku koostöös 2 punkti juurde ning vahe on 8 punkti. 45 sekundit kolmanda veerandaja lõpuni. Nii et valged saavad kindlasti veel kord rünnakule tulla. Nash, Torbek kaugelt, ei taba. Laud Marko Riisile. Ja Riis korvi alt 2 punkti juurde. Marko Riisi arvel on neid praeguseks kokku 11 ja 25 sekundit nüüd. Kolmanda veerandi lõpuni Torbek. Riis üritab Kullamäed segada, Make tuleb vastu, Kullamäe mängib et nurka, aga suudab tagasi sööta ja Müürsepp oli liiga kaugel, viskel ei läinud. Ning üle Kristjan Make siiski 2 punkti. Ma vaatasin, et kas tõesti nüüd läheb pealt panema. Nash. Lõpuvise ei taba ja nii on siis kolmanda veerandaja järel tablool numbrid 76-68. Aivar Kuusmaa Tähtede meeskond juhib 8 punktiga ning me oleme tagasi siis, kui algab pealtpanemisvõistluse finaal. Mängu teine 10 000 kroonine tšekk läheb pealtpanemisvõistluse finaali võitjale ja läbi eelvooru on finaali jõudnud 3 meest. Need on Sten Möldre, Peep Orlovski ja Marko Riis, kes hakkavad siis selle 10 000 kroonise tšeki nimel võistlema. Sten Möldre, Peep Orlovski ja Marko Riis ning Möldrel on au ja võimalus see võistlus sisse juhatada. Marko Riis kutsub kaasa Saku Suurhalli kogunenud täismaja aitama ja siit tuli ära ja Peep Orlovski. No hoiendamatult tänase õhtu kõige kõvem aplaus, aplodeerivad ka mängijad ja Kuusvalt 51 punkti. See oli päris hea sooritus. Võimalik, et toob Peep Orlovskile selle võistluse võidu, aga veel on vara seda öelda. Igal juhul maksimumhind, et kõikidelt žürii liikmetelt, nii et 5x5, 25 punkti tuleb siit Orlovskile. Eks nüüd on näha, et viimasel katsel võib-olla minnakse üritama midagi eriti efektset ja kes läheb nagu kindla peale, et
ja siit tuli ära. Publik võtab Peep Orlovski esituse jälle päris soojalt vastu. No Marko Riisil nüüd midagi... Leivanumber peaks tal olema jalgade vahelt läbi tuua pall pealtpaneku ajal, aga... Ja nii tulebki. Ja siit tuleb ära pealtpanemisvõistluse võit on Marko Riisi päralt. Seda võib päris kindlalt öelda, ilma žürii hindeid vaatamatagi. No super, see oli päris hea. Ma arvan, et ka võistkonnakaaslased aitasid natukene žürii arvamust mõjutada. No reaktsioon oli väga emotsionaalne ja ka hundiratas pärast eks ole sooritust. Žürii liikmetel seast Videoplaneti esindajalt tõusis ka 10 000 kroonine tšekk, nii et ei ole kahtlust. Viimase katsega sai kõik paika Marko Riis, pealtpanemisvõistluse võitja tähtede mängul 2006. Neljas ja otsustav veerandaeg SEB Ühispanga korvpalli meistriliiga tähtede mängus, kus vastamisi on mustas võistlusvormis SEB meistriliiga tähtede tiim, mis on kokku saanud tänu internetis hääletanud korvpallifännidele ja Andres Sõbra, selle meeskonna peatreeneri maitsele. Ning vastaseks Aivar Kuusmaa, tähtede koosseis ning algus oli väga muljetavaldav. Väga lahe sööt Aivar Kuusmaalt, kuid Müürsepp ei saanud seda kätte ja punktid jäid tulemata. Aga väljakul siis Aivar Kuusmaa meeskonna koosseisus lisaks temale ja Martin Müürsepale praegu ka Ardo Ärmpalu, Gert Torbek ja Andre Pärn ning mustad ehk siis liiga tähtede meeskond number 9 Gregor Arbet. Väljakul on Rait Keerles, Marek Toronin, numbri all 7 Tanel Sokk ja numbri all 10 Vallo Allingu. 76-68, sellise edu ehk 8 punkti mängisid valged endale 3 veerandajaga ette ja nagu Gert ülekande alguses lubas, võitlus tuleb, mäng tuleb, seda on valged ka pakkunud, oleks nüüd aeg mustadel ka millegagi vastata. Rauno, mis on sinu arvates sellised parimad omadused, mida need samad noored mehed, kes valdavalt mustade eest väljakul käivad, peaksid tähele panema Aivar Kuusmaa juures? Mis on see tuum nii-öelda, mis üle võtta? No eelkõige mängust arusaam, sest viskeliigutus on suures plaanis ju juba kätte harjutatud ja seal nagu on muutusi suhteliselt raske teha. Seda võib lihtsalt paremaks lihvida, aga seda ei saa nagu nii sellises eas võib-olla väga kergelt muuta. Ja sellist petet nagu omandada on ka suhteliselt keeruline, aga mitte võimatu, eks. Aga just... Hoba! Aivar Kuusmaa, 3 punkti. Aivar Kuusmaa arvel on praeguseks 17 silma. Nüüd ta vist annab märku, et ta läheb ära väljakul. Jah, publikule suunatud aplaus, kas see tähendab, et seda numbrit ma Aivar Kuusmaa selles enam ei näe ja täna enam platsile ei tule. No mine tea, võib-olla oli see lihtsalt väike selline viivutus 3 puhul. Ei, paneb ikka särgi selga ja treeningsärgi. No ma arvan, et kui skoor peaks veel väga pingeliseks minema ja on vaja viimase sekundi viskajad, siis kes see teine saaks olla kui Aivar? Absoluutselt. Aivar Kuusmaa võitluslikkus ja võitlusvaim paistab väljaku äärest ja väljaku pealt alati väga hästi silma. Ilmselt on tal selline hindamatu roll meeskonna käima panemisel. Algab see pihta juba riietusruumist siis, kui mehed väljakule tulevad või läheb ta põlema siis, kui sündmused käivad väljakul juba? See ikka hakkab riietusruumist. See on riietusruumist ja mõnikord juba ka enne mängu mingitel treeningutel juba võib tekkida selline valmistumine nii-öelda selleks mänguks ja enda üleskütt. No kuidas Kuusmaa moodi see käib? No riietusruumist ma arvan, et niimoodi see on käinud umbes, et
ta nagu ikka ütleb mingid paar ergutavat sõna ja no nüüd läheb mehed ja no nii-öelda kütab üles, et noh, see on tegelikult nagu treenerite töö. Noh, on hea, kui on mängijate hulgas ka selline liidri kuju, aga treenerite töö oleks seda sama teha ka. Oma Martin Müürsepalt väga efektne pealtpanek. Publikule see meeldib ja seis natukene pingelisem küll oli vahepeal, aga nüüd on jälle 11 punkti valgete edu ja arvestades, et Gert Kullamäe palliga tuleb, siis ega siin midagi hääd mustal loota ei ole ilmselt. No praegu on täiesti valgete ohjesse mäng. Rait Keerles saab lauast Gert Torraku mööda läinud viske. Hea mõte, Toronin ei ulatunud kahjuks pallini. Ja tagasi kiire sööt Müürsepale. No ega vist Keerles eriti seda söötu ei harjuta muude mängude ajal ja treeningul. No Andres Sõber on vist mustalt häälestanud ikkagi kaotamise lainele, mulle tundub. No praegu ta küll jah midagi ette ei võta, ei tõusis püsti, nii hakkas ergutama, et võib-olla siiski. Kullamäe kaugelt, ei taba. Huvitav oleks muidugi teada, et kas kogu seltskond, kes siin täna väljakul on oodatud ka õhtusele afterpartile. Keegi ei julge äkki Aivaril seda võitu käest ära võtta, et pärast tuleb oma kulul seda afterpartit pidada muidu. Nojah, võt selle kohta praegusel hetkel andmed küll puuduvad. Kullamäe lõikab sööda vahel. Võt sellist mängu lugemist ja vahelt lõiget. No sellist asja tuleb õppida nendelt, kes veel mängivad. Alley-oop. Martin Müürsepp lõpetas selle kiire 2 punkti valgetele juurde ning 15 punkti vahe. 6,5 minutit jääb mängida, Marek Toronin purjetab korvi alla. Toob 2 punkti juurde. Rida vahetusi tuleb ka. Siiski tuli väljakule tagasi. Ilmselt valgete leeris aduti, et ega seda otsustavat viset võib-olla ei tulegi siin viimastel sekunditel. No ei tea, mustad tegid omakorda mitu vahetust ja on toonud mõlemad võõrleegionerid väljakule, kes on täis tahtmist seda mängu võita kindlasti. Ehk siis Howard Fryer ja J.S. Nash tulid kahekesi mängu päästma. Tõsi, esimesed katsed on üsna kahvatud. No eks nad on kaua pilgilistunud ka, et ei ole just veel soojaks saanud väga. Ei saanud Fryer ega ka Nash palli korvi. Kuusmaa võttis tagant selle ära Fryerilt, aga... See oli see, millest ma rääkisin, mida noored võiks õppida. Ehk siis selja tagant torkimist või? Just niimoodi kavalalt palli ära näpsamist, et neid asju ta teeb päris hästi. Kuusmaa käes on pall. Howard Fryer ei ole temaga kunagi niimoodi ilmselt väga tõsiselt 1-1 vastu mänginud, kui Kuusmaa Kalev Cramo trennis just midagi möllanud ei ole ja eelmine hooaeg ka siiski natukene. No nii. No võt, ei ole vaja jah väga palju põhjuseid otsida, miks Aivar Kuusmaa väljakule tuli jälle. Mustad ei viitsi isegi enam kaitsesse tagasi tulla ning mängu lõpp läheb üsna ühepalgeliseks ehk kas Martin Müürsepp on pealtpanek või Aivar Kuusmaa kolmene.
ja Kuusma pakkus nüüd J.S. Nashile oma pettevaramust. Noh, ega sellest ei olnudki midagi, et sisse läinud, hüpe sai vähemalt ära nähtud. Nash aga vastas kiiresti teisel pool kaugviskega. Ja 13 punkti on vahe. Arvestades, et 4,5 minutit mängida, siis tahaks ikka sellist teravat lõppu näha. Loodetavasti meie snaiprite etendus ei rikku seda üritust täna. Torbeck 2 punkti vabalt positsioonilt ja Korv veel ning 100 punkti on valgetel täis. Teisel pool Erik Torbeck. Laud läheb valgetele, Kullamäe toob kiiresti palli üle. Gert Torbeck Martin Müürsepale ja pall Korvis. Suurepärane kombinatsioon praegu. Hakkas Kullamäe heast söödust ja siis Gert Torbecki teisest järgmisest söödust. Martin Müürsepp on tõusnud üle platsi meheks 24 punktiga. 21 punkti on Gert Kullamäe ja 20 Aivar Kuusmaa arvel, nii et 3 20 punkti meest valgete koosseisus. No nii, mustad proovivad veel päästa, mis päästa annab. Vot snaipritest jääb küll neil täna puudu. Ja Aivar Kuusmaa ei pane pealt. Ilmselt praeguses konditsioonis oleks tulnud palju kaugemalt hoogu võtta. Jah, ta oli liiga lähedal Korvile ja muidu ta oleks pannud küll. Schreier. No ei lähe täna mustade kaugelt, kui Marko Riisi omad välja arvata, aga Riisi hetkel väljakul pole, nii et sellele nad loota ei saa. Aeg maha, seisul 102-87 ehk 15 punkti valgetele edumaad viimaseks 3 minutiks. Ja Aivar Kuusmaa jätab nüüd siis publikuga hüvasti või jätab publik temaga hüvasti. Saku Suurhallis on täis maja. Inimesed on püsti tõusnud ja see on kindlasti Eesti korvpalli ajalukku jääv hetk. Mees, kes on korda saatnud väga suuri tegusid, saab väärilise aplausi publikult. Ja tänases mängus siis 22 punkti Aivar Kuusmaalt ning selle sisse mahub päris heal hulgal kaugviskeid, just selliseid pettemanöövriga, nagu Aivar Kuusmaa läbi oma karjääri teinud on. Ketsid on tal juba lahti paelutud, meeskonnakaaslased hoolitsevad selle eest. Teadupärast lähevad need ketsid ühele inimesele publiku seast, kes nüüd endale loosiga võitis. Gert Kullamäe ja Martin Müürsepp isiklikult aitasid legendaarsel Aivar Kuusmaal tossud jalast. Fantastilise viskekäega mees, keda jäädakse mäletama. Korvpallist loomulikult Aivar Kuusmaa nimi ei kao. Tegemist on ju esimest hooaega treenerileiba maitsva mehega PC Kalev Cramo eesotsas ning pealekauba on Aivar Kuusmaa seda päris edukalt teinud, vähemalt siiamaani edukaima Eesti klubi juhina Balti liigas pääseb ta juhendama abitreenerina ka Balti liiga tähtede mängus üht meeskondadest. Mäng ei ole aga lõppenud, 2 minutit ja 54 sekundit jääb kohtumise lõpuni. Ülev hetk on selja taha jäetud Aivar Kuusmaa teenitud puhkusele saanud nüüd siis ka ametlikult ja pidulikult. Tossud ilusti toolijalgade kõrvale. Lahing väljakul läheb aga edasi. Ilmselt valis Aivar ka meelega sellise hetke, et vahe on 15 punkti. Ta ei pea muretsema enam sellepärast, et mingi jama võiks juhtuda, kuni kui ta väljakult ära läheb. Marko Riis on tulnud mustade koosseisus väljakule. Saab näha, kas neid otsustavaid kolmeseid tegema. Praegu üritab seda J.S. Nash, aga tema kaugvisket täna eriti täpselt pole olnud. Niisiis, otsustavad hetked. Loodetavasti kujunevad neist otsustavad Torbeck, Kullamäe, Müürsepp, Pärn ja Ärmpalu valgete poolel väljakul. Kullamäe läheb viskele. Ja Gerdi Sihik nüüd mängu lõpuhetkedel hakkab ka vaikselt paigast ära tihtuva. Pall korvi alla Pärnale, saab sealt käe peale ja mustad kiiresti rünnakule. Oi!
Nashilt hea sööt korvi kohale. Riis kõrge põrkega üles ka, aga ei saanud päriselt lõpule viidud asja. Ja nüüd näitab Gert Torbek endale omast lennukust. Nojah, siin enam nüüd põnevaks ei kisu vist lõpus. Nash keerutab korvi alla välja, saab iseendalt söödu edasi Makele ja Make tõi need 2 punkti ära. Gert Kullamäe naeratus suul. Minu meelest ei ole seda mängu jooksul hetkeks sealt lahkunud, aga täiesti arusaadav. Emotsioonid on ju viimase peal. Ärmpalu surub palli korvi. 106-89. Nash väljakul on tulnud uuesti ka kohtumise noorim mees, 16-aastane Rakvere mängija Mattias Hunt. Nash kaugelt. Ja ainus seltskond, kes mustade väljaku poolel hetkeks siin olid valged. Ja Gert Torbek... Praegu Müürsepp püüdis tagant talle, et pane pealt ise. Aga ei õnnestunud, aga Müürsepp on ise lauas. Mattias Hunt. Praegu oleks saanud vastu lauda üritada sööta Müürseppale taha. Nii, mis trikk siit tuleb? Ai, Kullamäe tahtis palli Martinile jätta, aga vastu rõngast põrkas natukene eest ära. Ja Müürsepp ütles talle jälle, et oleks võinud vastu lauda visata lauast. No loetud sekundid veel on, äkki jõuab ära teha selle. Riisi vise läheb mööda ja nüüd on võimalus valgetel veel midagi efektset teha. Martin Müürsepp. No ilmselt kogemata jäid J.S. Nashi jalg ette ja ei tulnud sellest midagi välja. Viimased sekundid, 20 on neid veel jäänud. Ja Viljar Veski surub palli korvi teisel pool. Gert Kullamäe pilk käis kella peal. 13 sekundit on jäänud. Milline on plaan viimaseks rünnakuks? Plaan väga lihtne. Läbi mäng Gert Kullamäe 2 punkti juurde. Nash üritab veel keskjoonelt. Ja kohtumine Saku Suurhallis on lõppenud. Tähtede mäng 2006 lõpptulemusega 110-91. Võit läheb valgetele ehk Aivar Kuusmaa Dream Teamile, kuhu kuulusid peale Aivar Kuusmaa enda veel Tanel Tein, Gert Torbek, Ardo Ärmpalu, Margus Metstak, Andre Pärn, Indrek Rumma, Indrek Reinbach, Marek Noormets, Martin Müürsepp, Gert Kullamäe ja Tanel Kaljula ning SEB Ühispanga korvpalli meistriliiga meeskond mustades Tanel Sokk, Howard Fryer, Marko Riis, Marek Toronin, Vallo Ollingu, J.S. Nash, Mattias Hunt, Gregor Arbet, Erik Torbek, Kristjan Make, Viljar Veski ja Rait Keerles. Auhind tähtede mängu parimale mehele. Siin teie eest on Kaasani Unixi äär Eesti koondise liidreid Martin Müürsepp, temale kuulub selle kohtumise parima mängija karikas. Martin Müürsepp arvele jäi 26 punkti, üle platsi mees, ilmselt igas mõttes teenitult. Austatud Aivar, rahvas armastab oma kangelasi. Kangelasteks saavad need, kes on isiksused. Täna meil oli kõigil võimalus näha õige mitut suurt korvpallimängijat, suurt isiksust. Isiksuseks saadakse ja isiksused on keerulised. Oled sinagi olnud keeruline nii treeneritele, kohtunikele, aga sellepärast on sind üha rohkem armastatud. Ma loodan, et see tänane ilus üritus siin süstis nendesse noortesse meestesse seda tahtmist ja seda soovi olla sinu sarnane. Olen ise ka ühe ilusa hetke elanud üle Kreekamaal, kui grupi eestlastega tahtsime minna hilisel ajal Olümpost vaatama. Uks oli juba kinni, aga kui me ütlesime, et me oleme Aivar Kuusmaa kodumaalt, siis tehti meil uksed lahti. Nii et kuulsus sul on kaugemal kui Eestis. Aitäh sulle!
ma tahaks sulle üle anda 6. koha diplomi. Kui keegi arvab, et 6. koht on kehv koht, siis te eksite. See on Eesti korvpalli kõige kõrgem koht Euroopa meistrivõistlustel. Oli väga suur osa Aivaril. Ole hea. Ja kas me peaksime midagi siit ülevalt ootama? Me peame siit ülevalt ootama, sest siit tuleb alla Üks riidepuu. Huvitav, mis see tähendab? Kuule, see on mingi nali või? Täiesti korralik riidepuu. Head korvpallisõbrad, Aivar Kuusmaa riputab legendaarse numbriga 5 särgi Saku Suurhalli lakke ja see jääb sinna. Aivar Kuusmaa, erakordselt erutavad ja emotsionaalsed hetked. Mis sun mõtteis praegu toimub? Kas hea, et otsa sai või tegelikult said jälle maitse suhu, kui mõnus see tunne tegelikult on? Noh, ei ta nüüd nii väga mõnus tunne ei olnudki siin lõpus joosta, et oli vähe raske, aga ei, tore, et niuke üritus korraldati ja saal oli rahvast pilgeni täis ja siiamaani on, nagu öeldakse, niuke mõnus feeling on. No vähemalt nendel hetkedel, kui sa väljakul olid, siis tundus, et selle natuke enam kui poole aastaga, mis sa tippkorvpallurina platsilt ära oled olnud, roostet küll kuhugi tulema ei ole hakanud, aga tegelikult on teistmoodi või? Loomulikult, rooste on väga kõva ja ei, need kondid ja liigesed ei liigu enam ja ikka raske on. Milliste sõnadega te riietusruumist koos välja tulite ja ma usun, et läbi aegade oled sina olnud see, kes on ükskõik millist meeskonda, kuhu sa kuulunud oled, võitlusele ergutanud ja üles kütnud. Tegid sa seda selle kambaga, kes valgetes vormides väljakule tuli täna ka? No põhijutu rääkisid nagu treenerid ära ja lõpuks ma siis mainisin, et mehed, et võtame selle võidu, et mul oleks nagu võiduga meeldiv lahkuda. Kas te leppisite mustadega selle kokku? Ei. Nad käitusid kuidagi lõpuhetkedel üsna vaguralt, et nad aimasid ilmselt seda, mis plaan sul siia tules oli? Noh, ütleme, see, et me üksteist ei lõhkunud, see on täiesti normaalne ja lõpus rahvas nägi ilusaid pealtpanekuid ja niukest, nagu öeldakse, kaitsevaba korvpalli, et las ta siis nii nagu ta on, nii ta on. On sul lihtne või raske meenutada oma karjääri üks ja ainus helge hetk? Ma saan aru, et sa tahad vastata, et neid on olnud palju, aga ole hea, võta üks välja. Ilmselt see koht on olnud, kus, ma ei tea, on raske pisaraid tagasi hoida, ma ei tea, süda läheb lõhki või mida iganes. Mõni selline moment? Loomulikult ilus hetk oli, kui me liidu meistrivõistlused kinni panime ja ma ei saa alahinnata ka neid hetki, mis siin Eestis on olnud, et 2000 aastal või 99. aastal, kui me võitsime meistritiitli, et kui Kalevi hall oli paksult rahvast täis ja neid hetki on palju olnud, nii et ma ei oska niisugust ühte hetke välja tuua. Said sa korvpalluri karjäärist igas mõttes kõik kätte, mida sa soovisid?
Noh, soovida võib ju alati rohkem, aga liidumeistriks tulime, siis see liit lagunes, välismaal sai käidud, korra on Euroopakatel käidud, Eesti tiitel on käes. Noh, millest veel puudust tunda on võib-olla mingi suurvõistluse medalist, aga see on natuke utoopia. Täname Kanal 2 vaatajaid, loodetavasti oli teil meeldiv pärastlõuna ning nautisite hetki olemaks tunnistajaks sellele, kuidas Aivar Kuusmaa, legendaarne ja fantastilise viskekäega mees, platsilt ametlikult ja pidulikult lahkus. Aitäh sulle ka, Rauno, nende kommentaaride eest ja kõike head!